on sul kunagi peas keerelnud see geniaalne äriidee, aga kust otsast pihta hakata? Eriti, kui see on midagi nii lahedat nagu oma pagariäri. No vot, täna ma näitan sulle, kuidas sa saad kogu selle suure unistuse panna kirja ühele ainsale paberilehele. Lähme! Mõtle korraks. See lõhn, värskelt ahjust tulnud saiakesed, sinu enda pagariäri. Kas see kõlab tutvalt? Või on sul peas mõlgumas hoopis midagi muud? Pole vahet. Kui sul on idee, siis see siin on täpselt sulle mõeldud. Okei, ja kuidas me seda siis teeme? Meil on selleks üks super tööriist, mida kutsutakse ärimudeli lõuendiks. Ma tean, see nimi kõlab natuke keeruliselt, aga ära lase selle end heidutada. See on tegelikult, nagu pusle kokkupanek. Imelihtne viis, kuidas oma unistusest teha päris plaan. Täpselt nii, see ongi põhimõtteliselt retsept. Sa ju tead, et maailma parima croissanti jaoks on vaja head ja täpset retsepti, eks ole. Äridega on täpselt samamoodi. See lõuend, see ongi sinu äriidee retseptiraamat. Sinu enda isiklik tee eduni. Nii, hakkame siis pihta. Kõige esimene ja kõige olulisem osa. Iga hea äri, absoluutselt igaüks, algab 2 küsimusest. Kellele sa midagi teed ja mida sa neile täpselt pakud? See on ausalt öeldes kogu su idee süda. Okei, esimene kast meie lõuendil. Kliendid, kes nad on? Proovi mõelda neist nagu sinu fännidest. Just nimelt, kellele sa neid oma imelisi küpsetisi tegema hakkad, kes on need inimesed, kes sinu uksest sisse astuvad? Ja see ongi siin see võtmeküsimuseks, et kellele me seda väärtust siis loome. Kas sa proovid meeldida absoluutselt kõigile? Või on sul silme ees mingi kindel grupp inimesi? See on üliolumine, sest mida täpsemalt sa oma klienti tead, seda paremini sa oskad talle pakkuda just seda, mida ta tahab. Siin on põhimõtteliselt paar varianti, sa võid minna massituru peale, proovid kõnetada kõiki, aga sa võid leida ka oma niši. See tähendab, et keskendud ühele väga spetsiifilisele grupile. Või siis segmenteerid ehk jagad oma kliendid erinevateks gruppideks. Valikuid on tegelikult päris mitu. Okei, teeme asja käega katsutavaks. Kujutame ette, et sa tahad hakata tegema maailma parimaid gluteenivaba croissant keid. Sel juhul pole sinu klient lihtsalt keegi. Ei, sinu klient on näiteks noor, terviseteadlik inimene kesklinnast, kes on võib-olla juba ammu unistanud heast saiakesest, aga pole seda endale lubada saanud. Näed vahet? Nii, väga hea. Nüüd sa tead, kellele sa oma toodet pakud. Järgmine suur küsimus on, mida sa neile täpselt pakud? Seda nimetatakse väärtuspakkumiseks. See on see sinu salajane koostisosa, mis teeb sinu pagariäri täiesti eriliseks. Mõtle niimoodi, iga hea äri lahendab mingi probleemi, isegi pagariäri. Kas sinu probleemi lahendus on lihtsalt kiire kõhutäis hommikul või on see midagi enamat? Näiteks, see on murevaba nauding inimesele, kes pole aastaid saanud saiakesi siia. See on ju hoopis teine tase, eks? Ja seda väärtust saab luua nii mitmel eri moel. See ei pea olema midagi kosmoseteaduslikku. See võib olla täiesti uus toode või hoopis imeilus disain või lihtsalt parim hind või ülimugav asukoht. Või nagu meie näites, sa võtad ära kliendi riski, pakkudes talle allergeenivaba toote. Meie gluteenivaba pagariäri näite puhul on see väärtus ju kristallselge, on ju. Me lahendame väga konkreetse probleemi inimeste jaoks, kes armastavad croissante, aga lihtsalt ei ole saanud neid süüa. Me anname neile tagasi selle naudingu, ilma igasuguste kompromissideta. Väga hea! Nüüd on meil olemas kes ja mida. Super! Nüüd on aeg liikuda edasi ja küsida, kuidas. Lähme vaatame sinu idee kapoodi alla, et mis seal siis tegelikult toimuma hakkab, et kogu see masinavärk tööle saada. Ja siit tulevadki mängu põhitegevused. Need on need asjad, mida sa pead iga jumala päev tegema, et oma lubadus kliendile täita. Need on need tegevused, mis hoiavad su äri elus ja kliendid õnnelikuna. Küsi endalt lihtsalt niimoodi, mis on need 3-5 asja, ilma milleta minu pagariäri ei saaks eksisteerida? Mis on need asjad, mis peavad olema tehtud, et uksed hommikul lahti teha? Meie gluteenivaba pagariäri näites on see ju ilmselge, küpsetamine. Aga see pole kõik. Sama oluline on ka nende eniliste koosisaade ja jahtimine ja leidmine. Ja muidugi ka tellimuste haldamine, et iga klient saaks oma saiakesed kätte kiirelt ja sujuvalt. Okei, tegevused on paigas. Aga millega sa neid tegevusi teed? Siin tulevadki mängu ressursid. Need on kõik need asjad. Tööriistad, inimesed, kõik, mida sa vajad, et oma plaane ellu viila. Hakka lihtsalt nimekirja tegema. Mida sul vaja on?
kindlasti korralikku ahju, eks, ja köögipinda. Siis on vaja osavaid pagereid. Kindlasti ka mingit algkapitaali, et ots lahti teha. Ja võib-olla on sul ka midagi erilist, näiteks vanaema salajane retsept või juba tuntud nimi, mida kasutada. ja nüüd jõuame vast kõige olulisema osani, rahani, sest olgem ausad, isegi maailma parim idee peab olema ka rahaliselt mõttekas. Iga hea retsept peab lõpuks ka kasumit tooma, muidu ei saa ju äri pidada. Alustame heast uudisest, tulud. Ehk siis, kuidas raha sinu kassasse tuleb. Mõtle läbi kõik erinevad viisid, kuidas sa raha teenima hakkad. Need kutsutaksegi tuluvooludeks. Ja siin on jälle see võtmeküsimus, mille eest su klient on tegelikult nõus maksma. Pea meeles, nad ei osta lihtsalt saiakest. Nad ostavad seda tunnet, seda lahendust, seda väärtust, mida sa neile pakud. Mis see on, millest nad on valmis oma raha välja käima? Nüüd aga mündi teine pool, kulud. Paratamatult läheb rahaga välja. Mille peale täpselt? See tuleb väga ausalt ja detailselt kirja panna, sest matemaatika on lihtne, sisse peab tulema rohkem, kui välja läheb. Vaatamegi siin seda lihtsat tabelit. Ühel pool on tulud, näiteks pagaritoodete müük, veebitellimused, ja teisel pool on kulud, köögirent, palgad, koostisosad. See annab sulle kohe sellise, kiire pildi ette, kas see asi võiks ka päriselt toimida. Nii, võtame korraks kokku. Kogu see suur ja keeruline asi taandub tegelikult 3 lihtsale sammule. Esimene, kellele ja mida sa pakud. Teine, kuidas sa seda teed. Ja 3, kõige olulisem olukord on, kas see tasub ära. Nii lihtne see ongi. Nüüd on sinu kord. Päriselt, võta kohe paber ja pliiats. Sinu enda unistuste pagariäri või mis iganes see vinge idee sul ka poleks, on tegelikult vaid 1 lehe kaugusel. Mis on see kõige esimene asi, mille sa oma Lowendile kirja paned? Ära oota homseni, alusta kohe praegu.